oli ilus. Kallim on peab paremini. Kui tänapäeval kombab see muud. Mõlemad kõrvad sees. Näit. Pidi kõik olema. Ja. Väga arvad. Tere! Häid pühi kõigile! Стороны Юрий, пожалуйста, видите нас. Tere! Oi, tere! Teen ka arvatele pindiga. Меня подержи. Ja vabariigi aastapäeva. Võita palun. Teises linnast ülikoolist käia. Tere, head vabariigi aastapäeva. Просим соблюдать дистанцию и немножко перемещаться на левую сторону от машины. Там еще не законно. Eile õhtul saab Ja tegelikult video salvestas tänasest kontserdist, kus esineb Liina Mitšaeva.
Tere hommikust kõigile! Palju õnne Eesti Vabariigi aastapäeva puhul! 24. veebruaril 1980. aastal avaldati Tallinnas manifest kõigile Eestimaa rahvastele, milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. Meie kodumaa, meie sünnimaa, meie isamaa, meie ühine Eesti peab täna oma sünnipäeva. Head Narva inimesed, elagu Eesti, head iseseisvuspäeva. Ma olen kindel, et täna 100 aastat tagasi läks siia Peetri turule üks noor eesti naine, käe kõrval väike laps, kodus ootamas mees, kes oli vabadussõjas viga saanud. Ta ostis oma kartulid, olid rasked ajad ühe Eesti vanamutikese käest ja nägi seal, et vastu tuleb tema naabermajast see Aleksei, kes käib tööl kohalikus Malmi töökojas. Ja siis nägi ta veel seda proua Martat, kes olla Saksa kiriku õpetaja proua. Ja siis tuli talle vastu vene valge ohvitser, kohe näha, et ohvitser, ilma eraldusmärkideta. Tema sõbrad olid tüüfuses surnud aasta tagasi, aga tema oli siia Narva jäänud. Narva ei olnud toona rikas linn. Ma mõtlesin selle loo ise välja, see ei ole päris lugu. Narva ei olnud toona rikas linn. Narva tiksus Kreenholmi rütmis. Kreenholmil oli vene turg kadunud, tuli ümber orienteeruda, leida teisi turge. Narvas oli tollel ajal võimalik käia 3 kinos, tuud said tiibadesse 2 teatriseltsi, 100 aastat tagasi kirjutati Narvas viimane eestikeelne ülevaade Narva ajaloost. Vaevalt, et need toonased inimesed siin Narvas ärkasid vabariigi aastapäeva hommikul ja mõtlesid, mis saab 100 aasta pärast. Ega meiegi ju täna selle mõttega ei ärganud. Küll olid nemad kindlad, oleme meie kindlad, et 100 aasta pärast on Eesti riik ikka alles. Teda hoida on täna meie ülesanne. Ühes olid siis inimesed kindlad, on täna ja usun ka 100 aasta pärast. Päike tõuseb Narvast. Narva on Eesti algus, mitte Eesti lõpp. Meie mõtleme täna oma lähedaste ja enda tervisele. Sellest, kuidas Narvas oleks inimestel tööd. Sellest, kuidas Narvas oleks hea arstiabi. Sellest, kuidas Narva oleks veel parem linn. Pingutame kõik üheskoos, võidame pandeemia, arendame Narvat, et 100 aasta pärast saaks meist rääkida samamoodi hoole ja armastusega, nagu mina püüdsin rääkida inimestest, erinevast rahvusest ja keelt kõnelevatest inimestest 100 aastat tagasi Narvas. Soovin teile kõigile imelist kodust päeva ja suur palve, hoidke ennast ja oma lähedaste tervist ja ma ei saa mitte jätta ütlemata, kui vähegi võimalik, palun vaktsineerige ennast. Head vabariigi aastapäeva, armas Narva, elagu Eesti, elagu Narva! Sõna saab Narva ja Peipsi Veere piiskop Laatsarus. Kallis Eesti rahvas, narvalased, õed ja vennad. Õnnitlen teid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Traditsiooniliselt koguneme täna kõik siia. Kulvar Kullerkupp. Issand armsad, kõik, kes te olete kogunenud täna siia Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamisele. Armu teile ja rahu Jumalalt. Ema kommel kinni kanna, lapsed tõstvad rinda sa. Eesti muld ja Eesti süda. Sellega lõpeb meie hommikune tseremoonia, aga meeleolu loob teile siis meie külalised.